Lugupidamine kõigile Eesti riigikaitsesse panustajatele. Tänan härra kaitseministrit oma käsitlust tutvustamast. Aga nüüd sellest praktilistest küsimustest, mis seisab Eesti riigikaitse ees. Tänase koalitsiooni lepingu üks põhimõte riigikaitse valdkonnas on, et uutes kaitseinvesteeringutes võetakse arvesse Kaitseväe juhataja sõjalist nõuannet. Juba eelmise aasta juunikuus tegi Kaitseväe juhataja sõjalise nõuande, mis nägi ette täiendava moonavajaduse suurusjärgus 1,6 miljardit eurot. Eelmise aasta suvel ma kutsusin üles valitsust suhtuma tõsiselt Kaitseväe juhataja nõuandesse. Kahjuks ametis olev kaitseminister ütles, et minu avaldus on populistlik ja et eelarve perspektiivis ei ole võimalik niisugust taotlust arvestada. Kaitseväe juhataja, kes on ametist lahkunud, Martin Herem, ja tema järglane Kaitseväe juhataja ametis on oma sõjalistes nõuannetes väljendanud selge diagnoosi, et Eesti riigi kaitsmiseks on julgeolekuliselt kriitiliselt hädavajalik täiendava ennekõike kaugmaa moona soetamine suurusjärgus 1,6 miljardit eurot. Me oleme kaotanud aega. See Kaitseväe juhataja nõuanne oli juba eelmisel suvel valitsuse laual ja mul on kahju, et toonane peaminister Kaja Kallas suhtus sellesse eitavalt ja kinnitas, et tema on lugenud sellest üksnes ajalehtedest. Ja tõepoolest, Martin Heremi appikarje, ma ütleks objektiivselt, sundis teda avalikkuse tähelepanu pöörama ja sellele resoneerus ametist lahkunud Kaitseministeeriumi kantsleri osundus sellest kriitilisest vajadusest, mida ei ole ellu viidud. Miks seda ei ole ellu viidud? Moonahinnad on kallinenud ja kahtlemata on see viga. Kristo Enn Vaga, kindlasti väga kursis, peaministrile lähedal seisev isik ja kaitseministri nõunik endine, 14. juunil sellel aastal iseloomustas seda olukorda sellisena, et valitseb poliitilises mõttes kaos Kaitseministeeriumi valitsemisalas. See oli osaliselt kindlasti võimuvõitlus Reformierakonna järgmise juhi ametikoha pärast, kuid see oli kindlasti see peegeldus avalikkusele, mida me nägime sellest juhtimiskeskkonnast või otsustamatusest, mida peaministri erakonna kõrge profiiliga riigikaitse taustaga olev inimene diagnoosis. Nüüd me oleme olukorras, kus valitsus paneb kokku uut riigikaitse arengukava. Praegu on seis milline. Kaitseminister selles mõttes õigusega viitas baasdokumendile 23. aasta 10-aastasele riigikaitse arengukavale, mis eelmise aasta suvel kinnitati. Võrreldes sellega on tegelikkuses nende võimearenduste ja moonaarendustega, ja jõuame siin siis uue valitsuse poliitiliste prioriteetide juurde, on tegelikult seda kava vähendatud, mis puudutab Eesti riigi sõjalist kaitset, siis Kaitseministeeriumi arengukavas, mille härra Pevkur kinnitas selle aasta kevadel, 176 miljonit seoses SKP langemisega korrektsioon ja samamoodi 300 miljonit eurot seoses sellega, et Ukraina sõjalise abistamise kulud, mis on väga vajalikud ja vältimatud, aga need lülitati meie enda riigikaitse eelarvesse ja tegelikult meie võimearenduse võimet seega vähendades. See on 500 miljardit eurot võrreldes 23. aasta suvega. Me oleme täna olukorras, kus meie riigikaitse rahastamist on vähendatud ja kärbitud ühe suletõmbega, mida tegi ametis olev kaitseminister. Ja nüüd on meie ees olukord, kas valitsus kavatseb 1,6 miljardi euro Kaitseväe juhataja sõjalise nõuande realiseerida lähiaastatel. Ja jutt sellest, et seda ei ole võimalik lähiaastatel teostada, selliseid kaitseinvesteeringuid ei pea paika, seda on võimalik teha ja me peame andma poliitilise suunise. Isamaa üleskutse on, et valitsus esitaks eelarve, kus on täies mahus järgmiseks riigieelarve strateegia perspektiivis fikseeritud see kaugmaamoona vajaduse rahastamine täies mahus. Härra kaitseminister kõneles ja tunnistan teda selles mõttes avameelsuse eest, ilmselt läbirääkimised mingil kujul veel näevad, et on lootust indikaator suurusjärgus 700 miljonile eurole. Kui ma teen tehte
lootusest 3 miljardile eurole ja lahutan sellest siis juba 22–28 soetatud või planeeritud soetada laskemoona 2,3 miljardit eurot. Ja arvesse tuleb võtta veel see võimete kärbe, mis tehti selle aasta kevadel Kaitseministeeriumi 4-aastase arengukavaga. See on suurusjärk, et tegelikust vajadusest, mis on olnud Kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne, kriitilise tähtsusega sõjaline nõuanne, me suudame opereerida üksnes kolmandiku saavutamisega. See ei ole veenev ambitsioon, ütlen ma tingimusteta. Teiseks, ma saatsin eelmisel nädalal peaministrile kirja ka ettepanekutega, mis puudutab eelarve, riigi rahanduspoliitika, majanduspoliitika seisukohti ja muu hulgas ka riigikaitse rahastamise kriitilisi vajadusi. Ja ma andsin seal ka soovituse selle kohta, et CO2 emissioonikaubanduse tulu, mis laekub riigile prognoositavalt kehtivas riigieelarve strateegias 865 miljoni euro jagu järgmises perspektiivis ning teiseks Euroopa Liidu struktuurvahendid kokku 3,37 miljardi eurolises summas järgmises selles 7-aastases perspektiivis, et astuda dialoogi Euroopa Komisjoniga, võimaldada osa nendest vahenditest kasutada kriitilistesse ühekordsetesse kaitseinvesteeringutesse. Nii Eesti puhul, kui me kõneleme üksnes 20% sellest minu poolt tehtud konsolideeritud summast, millest osa võiks suunata kriitilistesse võimevajadustesse, on see 800 miljonit eurot. Ja see oleks kindlasti ka teistele riikidele, kes on silmitsi samuti rahanduslikult keerukas olukorras, ka võimaluseks neid vahendeid kasutada. Küsimus on selles, milline on poliitiline tahe ja milline on poliitiline prioriteet. Isamaa jaoks on tingimusteta poliitiline prioriteet riigikaitse. Ja minu ettepanek on, see on nii kriitilised, eksistentsiaalse tähendusega küsimused valitsusele, et tegelikkuses see ei ole teie lihtsalt poliitiline kokkulepe selles loogikas, et te olete öelnud, et te kavatsete suurusjärgus täiendavalt suunata raha moona soetamisse 500 miljardi euro ulatuses, kui ma võrdlen 23. aasta kinnitatud riigikaitse arengukavaga. See on asi, millel me vajame niisugust poliitilist jõuõlga, mis on konsensuspõhine. Ma kutsun üles, teie olete valitsuse esindaja, härra kaitseminister, seda positsiooni valitsuse istungitel, mis nüüd loetud päevade jooksul aset veel leiavad, väljendama. Teiseks, ma pean vajalikuks, et meil oleksid ka erakonnajuhtide tasemel tekiks konsensus, mis põhineb kõigi poliitiliste jõudude, parlamendierakondade juhtide vahel. Konsensus, mis põhineb kriitilisel võimevajadusel, mille aluseks on Kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne. See on praktiline küsimus, praktiline järeldus minu meelest sellest arutelu keskkonnast, mida me siin parlamendis oleme pidanud. On üks asi, tõsine lünk, mis on tegemata juba aasta otsa ja põhjused, miks see on tegemata, on kahetsusväärselt poliitilise tahte ebapiisavus. Aeg. Ja seetõttu ma lõpetan lootusega ja valmisolekuga otsida ühisosa kriitilise probleemi lahenduse leidmisel. Aitäh!